Kaasav eelarvestamine on initsiatiiv, millega õpilastele on antud võimalus ja õigus ise välja pakkuda ning valida, mida koolis veel paremaks teha. See tähendab, et just sinu kooli juhtkond on võtnud kooli eelarvest osakese ja annab selle üle otsustamise õpilaste kätte. Kaasav eelarvestamine kui praktika sai 1989. aastal alguse Brasiiliast. Porto Alegre nimeline kohalik omavalitsus oli esimene, kus linnarahvas sai välja pakkuda ideid, kuidas linnaelu kõigi jaoks paremaks muuta. Ning võitnud idee viis linn seejärel ka ellu. Sellest saati on kaasav eelarvestamine levinud üle terve maailma ning seda praktiseeritakse nii linnades, valdades, koolides, ülikoolides kui ka riigi tasandil. Oma sisult on kaasav eelarvestamine osalusdemokraatia üks meetodeid. Et kool on justkui omaette miniühiskond. On oluline, et kooli kodanikud ehk õpilased nagu sina saaksid kaasa rääkida selles, kuidas kooli elu on korraldatud. Muidugi on sellel teatavad piirid, milles jäävad riiklik õppekava ning seadused, kuid on ka kohti, mis niivõrd rangelt pole ette kirjutatud. Tavaline praktika on meie koolides õpilasomavalitsuste moodustamine, mille kaudu saavad õpilased korraldada üritusi, anda välja koolilehte ja kaasa rääkida nii mõneski otsuses. Siiski kuuluvad õpilasomavalitsusse tavaliselt vaid vähesed õpilased. Kaasava eelarvestamise puhul saab seda ringi tunduvalt laiendada. Seega, kuidas näeb välja kaasava eelarvestamise protsess? Esimesena luuakse projekti plaan. Kuigi seda võivad juhtida ka õpilased, on tavaliselt vastutav isik mõni õpetaja, huvijuht või direktor. Ettevalmistuse käigus mõeldakse läbi, kui palju raha eelarvest eraldatakse, milline on projekti ajakava, kes ideid esitada saavad, milliseid ideid oodatakse, kuidas toimub hääletus ja millal on plaanis võitev idee ellu viia. Seejärel toimub ideekorje, milleni jõuame teiega peagi. Ideekorje on koht, kus kooli kogukond pakub välja esimesed mõtted, mida eraldatud rahasummaga ette võtta, et kogu kooli jaoks elu paremaks muutuks. Pärast ideekorjet arendavad õpilased, kes soovivad ideid põhjalikumalt edasi. Kui idee vastab kokkulepitud tingimustele ning mahub eelarvesse, liigub see lõpphääletusele. Hääletus toimub igas koolis valitud viisil, paberil ja valimiskastiga, veebiplatvormil või mõlemat. Kõige rohkem hääli saanud idee võidab ning viiakse ellu. Nii lihtne see protsess kokkuvõttes ongi ja nüüd räägime igast etapist veidi lähemalt. Liigume kohe kõige põnevama osa ehk ideekorje juurde. Nüüd on sinu võimalus hakata mõtlema ja kirjutada üles esimesed mõtted, mida võiks sinu koolis paremaks teha. Oluline on meeles hoida, et kaasava eelarvestamise puhul on tegemist kooli ehk avaliku ehk iga Eesti töötaja poolt maksudena makstud rahaga. Avalik raha aga tähendab, et seda ei tohi kasutada lihtsalt kellegi huvides, vaid see raha kasutus peab olema põhjendatud ja kogu koolile vajalik. Toon ka paar näidet, mida õpilased mujal koolides välja on pakkunud ja või ära on teinud, ehk paneb ka sinu mõtted käima. Vahetundide aktiivsemaks ja mõnusamaks sisustamiseks on õpilased soovinud soetada lauatennise laudu, diivaneid, puhkenurka, vaikse ruumi loomist, õhuhokilaudu, ronimisseina, boksikotti, muusikavahetunni ja kooliraadio loomist ning piljardilaudu. Välialadele suurt malelauda, puhkealade loomist, rulaparklat, rattahoidlat. Välja on pakutud põnevaid üritusi, mõttehommikuid, lektorite ja isegi tugikoera kutsumist kooli. Keskkonna hoidmiseks on tahetud ehitada ägeda disainiga taara kogumise anum, osta vihmaussi kompost või vihmavee kogumise anum. Ja muidugi on soovitud tuua klassidesse rohkem rohelust taimede näol, osta akvaarium või lauamänge aja veetmiseks. Kas mõni nendest ideedest pani ka sinul silma särama? Nüüd mõtlegi, mis on need asjad, mis aitaksid kogu sinu kooli paremaks teha. Ideest võiksid võita paljud, kui mitte kogu kool. Kõik mõtted on praegu head. Pane need kirja.